No nii, tere tulemast Smartposti Tella Eesti meistrivõistlused discgolfis 2022 Back 9. Et toimus siis Elva Prodigy rajal, ilmaolud siis 16–19 kraadi sooja ja natuke tuult ka puhub. No siuke Eestile kohane. Kommenteerivad siis Siim Sinikalda ja Silver Koni. Tere ka minu poolt. Et vaatame, kuidas meil see Back 9 pihta hakkab. No nii, Rasmus Metsamaa on siin endale tugeva edu sisse teinud ja suutis seda hoida ka front 9-il. Hetke tulemus -26. Ja teine mängija siis meil Mattias Villota -18, et on 8 viskega maas, aga 9 rada minna, et seal võib seda vahet ikkagi vähemaks tõmmata. Nii, mina olen siis samamoodi -18 peal, jagan siis Mattias Villotaga seda teist kohta hetkel. Ja samamoodi, et anname veel endast parimat seda Back 9-il siis rünnata. Ja Hannes Kurn siis -17, et Konist ja Villotast ainult ühega maas, et kindlasti konkurentsis ja 9 korviga võib väga palju muutuda ja kindlasti tal seda võimalust antakse. Ja nagu ikka Back 9 algab korvist number 10, Elva aukujuline rada. Avadrive tuleb teha siuke pigem midariga või putteriga isegi siia kraavi äärde, et siin vastavalt tuulele ja oskustele saab ka üle kraavi mängida, et tead hästi lühike, lühem lähenemine korvile. Kuid üldjuhul jäetakse paremale poole kraavi ennast ja siis jäetakse ikka pikk haiser nii eest või tagant käega siis korvile lähenemiseks. Jah, et see fairway on suht siukene andestav, et tervitada Saivot, kes selle jutu peale kindlasti hakkab neid fairwaysid nüüd mõjutama. Aga esimene vise tõesti, pane 30-40 lühemaks, pikemaks ja sul on võimalused kõik olemas, et sina muidugi viskasid sinna doki vastu vist täitsa. Täitsa vist käis doki vastas ära tundus jah, et mina viskan oma lahjemad midariga sealt Avadrive'i teele ja üldjuhul üritan üle kraavi mängida, aga väga hästi see ei õnnestunud seekord. Et kunagi oli siin ka see Mando puu, millest oli vaja mööda mängida, aga nüüd need PDK reeglid muutusid ja seda Mando puud seal enam vasakul pool ei ole. Jah, lihtsam oli ära kaotada, kui hakkad seda Mando joont seal tõmbama tiialaga paralleelseks. Hetkel ma ei saagi aru, et kas siin tuul on vastu või kuidas see tuul teile siin puhub? Jah, tuul on nüüd nii-öelda vastu vasakult, ta peaks umbes sellest suunast olema, et siin natukene teebki selle üle kraavi viskamise raskeks, aga see ei olegi üldse siin rajal oluline, et kui viskad ka paremale poole kraavi, siis tõenäoliselt jääb siuke 110-115 meetrit lähenemine korvile. Ja kõik te sinna kraavi juurde kuskile tulite, et siukene ligikaudu 100 meetrit on minna, et ringi saada ja ilmselt võiks sinna ringi siis saada ka. Jah, siin on ka näha, miks siis üritatakse vältida seda täpselt kraavi viskamist, et see jalgade asend läheb natuke keeruliseks ja tulevad täpselt sellised vead nagu Mattiasel praegu, et väga lihtne on sellest lihtsast lähenemisest teha endale siuke pähkel. Ta on siukene koha pealt vise 100 meetrit, et väga tihti seda koha pealt viset 100 meetrit ei harjutada, 100 meetri jaoks ikkagi üldjuhul tehakse siuke samm või 2, eks ole. Täpselt nii, jah. Ja see asend on ka, et maapind on natuke kõrgemal, sa ei ole päris tasase pinnase peal, aga Hannesel on väga soliidne eeskäe vise, ma vaatan. Jah, Hannesel maandub ilusti ringis, et tal oli näha ka, et tal ei olnud ketas maandunud nii kraavi üles järve, et ta sai rahulikult väiksed sammud ette teha ja väga ei mõjutanud tema sooritust. Ja Rasmusel tegi siukse natuke lühema viske, et kindlasti peab siit vasakult poolt lähenema, et enam sealt tagant käe paremaga üle ei saa minna. Küsib küll, et ketas juba rittu feidima hakkaks ja ketas hakkas ka, et ringi ääres, et Rasmuse putt on piisavalt hea, et siit ta ilmselt veel läheb ründama ja tõenäoliselt ka seda püüdma. Ja sina otsustad ka siit eeskäega läheneda, kuigi sul vist oli kõige parem võimalus tegelikult ka sealt tagant kätt ümber minna. Jah, ma olen nii palju seda jällegi sooritanud seda viset, et mulle tundub see eeskäe vise pigem natuke lihtsam, kui hakata sealt ümber puudu vajutama. Jah, eks see vise praegu näitas ka, et see eeskäsi täiesti õigustab sulle. Jah, siuke natuke pikem skip, kui ma lootsin, aga ikkagi ilusti ringis ja 100 meetri pealt 10 meetri, siis on kõik hästi. Mattias, seal on 3. ise korvi alla ja siukse tuulega, ega ma ei tea, kas ongi mõtet väga palju rohkem tolle distantsi pealt rannida. Sealt on jah, kui mööda paned, siis on puude taga ja raske tulla ja nagu näha, Metsamaa 9 meetri pealt ei ole probleemi. Ja Anton ka taga taustalt kohe kiidab, et
no vähemalt on üks live kommentaator seal korralik meil. Jaa, ikka annab publikule märku, kas oli hea sooritus või mitte, nagu ka Hannese puhul. No võib-olla see publik ise ei saa päris täpselt aru, mis toimub. Anto Vanakala mängib palju ja eks ta teab. Ta teab väga hästi, mis on hea. Nii, väga hea. Sain ka kiita. Et 3 pöördit tulnud ja Villota ilmselt peab leppima siit ainukese parriga, jah? Jah, üldjuhul see rada umbes nii mängibki, et pigem mõõtakse rohkem pöördisid ja kui see just OBS ei satu, siis põugid ka siit naljalt ei saa, et pigem mind tullakse siis halvimal juhul parriga ikkagi maha. Rada 11 mängib siis raskusastmel teisena, sükene 70 meetrit fairway vaja läbida ja olla siis 100 meetri doki juures on süke sweet spot, siis tuleb mängida üle OB ja siis sinna vasakule mändide alla ja korvi alus siis või green on ka väga-väga kiire, et sealt tuleb skippe ja rolle päris palju. Et üsna raske rada alustada tuleb siis jah kindlasti selle fairway tabamisega, mis on väga tähtis, et üldse edasi teha siin. Jah, mina lähen siin väga laialt, aga ma ütlen niimoodi, ma arvan, et see ketas isegi riivas neid vasakpool olevaid puid ja ma hoidsin hinge kinni korralikult. Et õnneks said nagu hea koha peale. Aga sul on sükest õnne nagu soosib, et ma olen varem kui sinuga koos mängides näinud, et sa lähed siit ja sealt läbi ja pigem nagu... Jah, siinkohal tervitaks Martin Loimu, kes arvab, et ma ainult õnne pealt mängingi, et... Ei, no päris õnne pealt andsin 4 päeva liitkarti. Ei, tema Taik arvab, et ma mängin puhut, ta ei usu seda, see on puhas õnn. Nii, aga Hannes sai ka sealt tunnelist läbi küll natuke lühike, aga sai läbi vähemalt. Jah, ideaalis tahaks ikka täiesti sinna mäe peale saada, et ei oleks seal sammude tegemisega probleemi. Just, ja Rasmus näitab siin viset. Ja paneb veel 40 pikema, kui üldse ideaalne vise olla võiks. See on jah, ikka väga kõva vise. Et sealt nüüd jääb siuke putteri lähenemine reaalne, mida siin rajal ikka väga tihti ei näe. Selles suhtes, kui sa oled seal üleval kaskedest möödas, siis on allamäge vise 100 meetrit, et sealt võib ka juba putteriga teha. Et noh, et seal green'i peal siis ei skipaks nii-öelda, aga see, kus Rasmus on, see on muidugi hämmastav. Ega Villota palju alla ei jää. Jah, Villota viskas samamoodi, tal võttis veel sai mingi toksi ja nüüd ainuke asi, tal ongi see üks põõsas on seal nüüd takistuseks, et eks me näeme nüüd, kas endal konkreetselt täiesti ees või ta saab sealt ikka ümber fleksida kuidagi. Samast on nii lähedal, et seal ei ole enam palju jõudu vaja, et mingi trikikaga ikkagi saaks alla ikka mängitud. Hannesel on üles mäkke jooks, et see sükest viskeviga võib tekitada ja maapind on märg, aga... Jah, tõenäoliselt stabiilne ketas flätilt välja. Ja nii ta teeb, samas vaata mine laiemalt, eks ole, et väldi OB-d vähemalt kindlalt. Aga jõudi sinna võsa ilusti. Sooritus on hea, et ta on ring 2 seal 12 meetri peal kuskil. Jaa, et vaieldamatult jah, Elva üks raskemaid radu, et siin jällegi, kui saad juba pöördi luki, siis on juba... Ja sina ise tõmbasid siin, tundub ka natuke üle seda ketast. Tundub, et leidsin kuskilt nagu ülearust energiat, et sinna kettale rohkem tutsuma on nagu vaja oli, jah. Ta nagu ei andnud märku, et tahaks isegi tagasi tulla. Jah, et siin... Kahju selles suhtes, et see koht oli ikkagi pigem mine pöördit mängima, et nüüd on siukene väike scramble, ei ole kõige hullem. Väike scramble, aga parr on täitsa olemas. Noh, ja Mattias ilusti siin siukene 6 peale äkki või? Jah, tal natuke nii võiks öelda, et jopas sealt nende kaitsvate vahelt läbi, et aga halvimal juhul ta oleks ikkagi 10 meetri peale jäänud, aga kuna ta vahelt läbi sai, siis 6-5 meetri putt ja... Metsamaa ilusti kõrgelt laseb kukkuva korvi alla. Ketas ikka suri täiesti ära ja see oli näha, et seda viset oskab teha. No ikka väga ikka hea sooritus. Sul on nagu siin mingi soojamasi selga läinud, et tõmbas vist jahedaks vahepeal. No, vist järelikult läks jahedaks, et pidi kuidagi nagu soojas hoidma, et ei saaks kuidagi selle kraesse ajada, nüüd et sõrmed külmetavad. Ja plaan oli siin skipiga, aga see skip 2, mis sealt tuli, see vist natuke kaugemale, kui oleks tahtnud. Jah, kuigi see koht, mis mul oli, ei andnud niikuinii muid võimalusi. Ja sealt oli näha et väga raske välja tulla. Eesmärk oli ainult ringi saada. Ja Hannes andis siukse pehme ranni, no seal on korvi taga on langus ja kui sealt nagu tugev ässa paned, siis sa oled kindlasti pigem outside'is ja vastu tuult putis, eks ole, alt üles. Jah, täpselt Hannese rannid on tavaliselt ikkagi siuksed oluliselt teravamad, et võib-olla tõestel oli see natuke mõttes ja pani
mitte iseloomulik siuke pehme putiteele, mis ei tabanud isegi korvi. Just, sul oli siuke korralik parsave ikkagi, et väike scramble ja siis sealt. Jah, see Forest Skipper õnneks tegelikult jäi ikkagi sinna 5-6 peale ja putt on piisavalt kindlust juba kogunud siin, et sain ikkagi südamesse jälle. Ja Hannes ka pani oma puti ära. Mattias sai ilusa pöördi. Aga see avadrive oli nii kaugel ka, et sealt poleks kindlasti midagi muud tahtnud. Ja Rasmusest me ei räägigi, et 2 täiesti ideaalset viset. Jah, et siin ainuke asi veel parem oleks siis hiigel olnud, et kaugelt sisse visata, et siin seda rada paremini ei mängi. Elva discgolfi pargi 12. korv, see on vaieldamatult kõige raskem rada parri mõttes 256 meetrit. Avadrive tuleb sealt tunnelist läbi saada ja siis võidelda nende puudega siin, millest tuleb mängida üle või ümber, et saada võimalikult vasakul oma ketas. Ja kui sa näed, et peale oma avadrive'i seda korvi, siis on väike võimalus rünnata ka birdit, mis tähendab ikkagi vähemalt 130 meetrist viset, täpselt sama, mis on ka avadrive'iks vaja saada, et siin birdisid on väga vähe, et vaatame, kas Leadcard siit mõne ära nopib. Et siin, ma arvan, et siin tagant tuli, et mina, Mattias ja Hannes peame selle nimel kindlasti võitlema, et vaatame, kuidas on see. Teil on seis väga tasavägine, aga ega kõik kindlasti tahavad siit birdit minna ja esimesest viskest sõltub siin üsna palju. Et rada iseenesest on ilus ja lõpukorv ongi ilus, seal ilusti kivid betoneeritud, tõstetud, et kes kunagi mäletab, siis algul oli sinna lihtsalt heinapall pandud, kuhu siis korv küljes, et Elva rada on siin kõvasti vaeva näinud ja iga aasta panustab väga palju, et see rada oleks korras ja ilus ja huvitav. Rasmus oma avadrive'iga nüüd bird'i välistas, et kui ta nüüd teise viske saab platsi peale, siis saab parri ainult mängida. Mattias selle eest sai piisavalt vasakule, et kui tavas nagu nurgaga vise peab väga pikk olema see teine vise, et sinna ringi saada siuke 150, 155. Ja Mattiasel tegelikult see vise käeses olemas on, et ma eeldan, et tema on üks, kes läheb, ma arvan, seda ründama. See esimene vise on selles suhtes jah, nagu sa ütlesid, seal on oksad on igal pool ees, et see väga-väga täpne auk peab tabama. Jah, ma nüüd läksin suhteliselt hea sooritusega teele, aga samamoodi need tunneli lõpus väiksed oksad puutusin ära ja ei saanud pikka lendu ja lähen samamoodi teist viset tegema platsi peale. Ja Hannes samamoodi takardub puudesse, eks siis Mattias on ainuke, kellel on siuke väike võimalus birdit minna seal proovima, jah. Ja nüüd me ülejäänud teeme siis umbes midagi sarnast, mida teeb siin Rasmus, et võimalikult kaugele saada see ketas lihtsalt sinna platsi peale, et jätta endale siukse alla 100 meetri lähenemine korvile. Idee poolest teil vist väga halb scramble seal ei ole, et ja need samad puud, mis on reas, on nüüd vahepeal, kui sa ikka väga puu alla satud, siis on need sammud jällegi lähevad keerulisemaks ja võib siin mingid shankid sisse tuua, mis tähendab, et ketas lõpetab OB-s. Ja Hannesel üsna napikas seal vist nagu. Üsna napikas, aga jäi ikkagi joone äärde safe'i vist, kui ma ei eksin. Vist tundus, et jäi jah, aga siin pigem minna laiemalt, sest see vasakpoolne OB äär on ikka väga kaugel. Ja mina nüüd läksin stabiilsema kettaga tagakätt mängima, et tunnen ennast selle viskaga jälle mugavalt. Ja kandis päris kaugele, sul seal 60 meetrit, 50 meetrit minna. Ja jätsin pigem väga lihtsa lähenemise. Nii, Mattias võtab siin hoogu ja vist näitab. Driver on näpu vahel ja. Vist näitab võimu. Nii, kas ketas jääb üle ka minema? No väga ilus lend. Väga ilus lend ja ring ühe ääres seal kuskil tundub. Jah, tegi sellise nii-öelda pool safe'i ründamise, et ta ei läinud selle parempoolse OB-ga väga jamama, et ta teadis, et jätab ennast korvist vasakule ja jätab endale sealt võimaluse siis puttida. Sellegi poolest väga pikk drive tuli teilt. Ja Rasmus, selline lähenemine, mida sa tahadki saada, et vastu betooni, et sealt tõsta sisse põhimõtteliselt. Jah, sealt see stressivaba parr on sellelt rajalt ja väga hea. Et see putt siuke ülesse korvi on alati natuke vaja ennem läbi mõelda, et päris suvalt ei ole mõtet sinna kunagi visata, et sealt võid nagu tagasi lüüa ja mingeid muid trikke teha, aga jah, igal juhul vähemalt 3 sisse oleks hea.
ja sina ka siin tundub, et see kange keskmaa ketas on jälle käes. jah, lähen jälle skipi peale ja skip tuleb. Siuke su gameplan siin on ja selles suhtes, kui esimene avavise pole väga hästi õnnestunud, siis ja tundub, et töötab. jah, Mattiase ketas nüüd seal 14 meetri peal paistab, et siuke harva nähtav birdie look. Ja Mattias annab run'i ka, see oli kindlasti antud run lihtsalt natukene vist. jah, oleks piisanud natuke rohkem jõudu või natuke rohkem paremale, et siuke safe run anda, aga ei connectinud seekord. Et kui nüüd Mattias ka selle comebackeri nüüd ära paneb, siis mina ja Rasmus oleme pargitud, et siuke, mida mõnel rajal võiks nimetada starframe'iks, et siin see barframe on sama väärtuslik. jah, kindlasti, et kes ei ole mänginud seda rada nagu, siis tasub juba ainuüksi selle raja pärast tulla proovima, et mis elukas see rada 12 on. jah, Rasmus nüüd lõpetab ka selle korvi ära ja nagu räägitud sai, kõik parrid ja saame siit samade vahelega edasi minna. Hea küll, rada 13, siis siin on ka mõõdupostid maas, et mehed saaksid vaadata, kellel see vise siis kõige kaugem ikka on. Ja toimus ka distantsivõistlus siin rajal 2 päeva ja selle distantsivõistluse siis võitis Mikk Mõts 4. päeval, kahjuks enam seda distantsivõistlust ei olnud. Aga rada lihtne, hoia natuke paremale ehk siis vasakust toobest eemale, soorita vähemalt 100 meetrini vise, jääb 100 meetrit veel visata ja ongi birdie, väga lihtne. jah, et siin muidugi avadrive'ilt minnakse rohkem näpistama, et siin selle leadcard'i poisid on siin võimelised tõenäoliselt kõik nad 150 meetri peale saatma oma ideaalse sooritusega. Ja Rasmus panigi sinna 150 meetri lähedale üsna. jah, ja siit on ikka nagu siuke väga lihtne haiser veel korvini ja et birdie't mängida. Ja ei tundnud nagu, et oleks väga palju vaeva selle viskeni veel näinud ka. Ja no Mattiasel juhtus see, mis juhtub paljudel mängijatel, et said selle õunapuu kätte. jah, ja ka kuna tal ketas maanub 75 meetri märgi juures, tähendab, et tal jääb 130 meetrit korvini, et see on tal endiselt veel võetav. Tema jaoks ei ole probleem see distants visata sinna, ma arvan. Noh, ja Silver üritab meil ka kindlasti siin. Ja ma olen kindlasti seda rada mängin alati tagant käega ja minu viskestiil ongi, ma tõmban natuke kangemad kettaid üle ja arvestades, kui kiiresti ma selja keerasin, siis maandub veeremi keskel. See oli juba sul teada, kuhu ta läheb ja sükene 125 kanti äkki tuli või? Täpselt nii, et päris Rasmusega sammu ei pea, aga minu jaoks ikkagi põhimõtteliselt ideaalne sooritus. jah, eks oled sealt rohkem harjunud mängima ka, et võib-olla sealt 150 pealt juba hakkaksid käkkima midagi. Täpselt jah, ei oskaks midagi peale hakata, korvil nii lähedale satud, et ja nüüd tundub, et siin ikkagi natukene vihm mängib natukene mäkra, et peab ikka ketta kuivatamisega rohkem vaeva nägema. Hannesel ka see 150 meetrit on kindlasti käe sees, et kas nüüd natuke liiga, ikka tuleb ilus tagasi. Ketas läks väga hästi lendu ja vise maandub ka sinna 140 kanti. Ja 140 pluss meetrit ikkagi, arvestades, et rada tõuseb peale 125 meetrit, siis sirge maa peal oleks ilmselt veel kaugemal. No siit see pikk lähenemine siis 130 meetrit ja nagu öeldud, siis tema jaoks see väga raske ei ole. Ja oleks võinud veel natuke rohkem julgemalt üle tõmmata ja ketast, aga 12 meetri putt saada. Ja alla mäge ja seal ei ole nagu mingit ohtu sellel putil taga, et arvestades Mattiase siukest teravat, tugevat sirget täpselt putti ka, siis kindlasti sealt run'i annab. Mul läheb selline keskmaa lähenemine, ma lähengi sealt paremalt võsa äärest napilt näpistama, et see läks natuke liiga napiks, aga sooritus on väga hea, jah. Et siin on ka neid võimalusi mängimiseks päris palju, nii vasakult kui paremalt kui otse peale, et kõik on nagu tehtav. Ja nüüd neid lähenemisi ma ei oskagi kommenteerida, ma pole kunagi ise nii lähedal korvil olnud, et siin pannakse putteriga väike põks ja väga hästi kontrollitud. Jah, ta nüüd rollis selle ühe kõige laiema puu taha, kus pead ikka natukene seal spagaati näitama võib-olla publikule. Jaa, aga ta on nagu siuke 4,5 meetrit, et võiks
võiks ära panna. Ja Rasmus nüüd läheb korega, see on huvitav jah, et seal paremal on ikka oluliselt rohkem ruumi, et vasakul pool nagu on üks takistav kask, et pigem väldiks seda, aga. Et see maapind mängib ka natuke niimoodi, et pigem võiks tagantkäega läheneda, et siis ei tohiks seda skippi asja nagu nii palju ülesse nagu vastu nõlva maandumine on nagu pidurdab kettaloo paremini kinni. Ja Mattias tegi korralikult sealt lati alt sisse ja Prodigy korv püüdis Prodigy mängija ketta kinni. Aga Rasmusel siin 8 pealt, noh, putt on hea, siis ei ole probleemi. Kusjuures see kast oli putil palju rohkem eest, kui praegu siin kaamera pilt nagu näitas, et see oli oluliselt raskem, jah. Aga otse südamesse kuidagi ta selle saatis. Hannes, näed, sai isegi täitsa paremast säärdasid puttida, et ei olnud see puudel midagi nii palju eest. No Hannesel on nii pikad jalad, et mina oleks sealt ilmselt jänni jäänud juba, et. Sul on mingi väike fänn ka seal, väikse kõrval kohe ja plaksutab ja siit tuli Starframe, jah? Jaa, täpselt, et mul oli väike fänn kogu aeg külje all kaasas, et aitas rasketel hetkedel välja. Rada 14, Elva saare rada. Siin väga lihtne, saad saarele, võtad tõenäoliselt 2, ei saa, siis võtad 4. Et siin on väga lihtsalt see 2-stroogine swing on nagu tulema, et siin peab olema väga ettevaatlik siis, et mida sa siis tiibelt otsustad teha. Et siin kui tuul ka veel keerutab, siis võib väga valesti asja lugeda ja ei ole just nagu kõige lihtsam sellises võistlusolukorras see võib-olla teele saata. Kindlasti, no siin on ka võimalusi palju, enamjaolt jah, mängitakse nii nagu praegu Metsamaa näitab, ehk siis backhand Heiser, aga olen näinud ka Oda, olen näinud ka vasakul poolt eeskätt, et variante on palju. Rasmusel 5 meetri peal, see on siuke klassikaline, et võib-olla kui saadad natuke kõvemini ketta teele, siis tabad seda korvi all olevat kasti juba ja siis võid juba mingid väiksed rollid saada sealt põrkast, et mis võib sind isegi võib-olla sinna kaugemale vedada. No üldjuhul need palgid siin ümber püüavad kinni, et kui need kettad tahavadki rollida või skipida, aga noh, eks õnnetusi ka juhtub siin discgolfi maailmas. Täpselt. Ja, mina olen oma selle kange midariga, ma näen jälle. Jah, saadan laialt ja tugevalt teele, et ma seda OBS ei suudakski visata, ma arvan, sinna pikaks, kui ma isegi tahaks. Hetkel siis sarnane putt kõigil, et oleme seal 5-6 meetri peal, et see on praegult on putt soe ja me eeldatavasti paneme need kõik ära, et paistab, mis seal green'i veel lõpuks juhtuma hakkab. Hannes nüüd oli veits sketši, ta ei olnud kindel, mis tal juhtub, aga täitsa siia palkide vahele äärde. Jah, et rahvas plaksutas ja just kui oleks jäänud safe, aga kui jõudsime nüüd saarele, siis tuleb välja, et siin palkide vahel oli ketta suure nauk ja väga õnnetu OB nüüd. Ma olen ise ka nagu ühe korra sealt läbi saanud, et vaatad, et said ilusti saarele, kõik on sees kena, aga ilmselt mingi väikse rolliga sealt läbi on läinud. Jah, et siin Hannes oli kindlasti pettunud, ta isegi me kõik kõndisime selle ringi veel enne, kui ta siis oma layupi kiirelt ära tegi. Aru saada. Rannema ei näinud. Teeb tegelikult kõik enda poolt nagu väga hästi, aga lihtsalt siis. See on kindlasti sükest õnnetut breiki siin finaalis saada. Arvestada seda, et oli tegelikult ainult ühega maas teist, eks ole. Ja nüüd anda kohe 2 stroke'i siukse asja pärast. Jah, see on täpselt see saare rada on vahetult nii-öelda enne seda lõpustretši, mis tähendab, et kui sa siin selle vea teed, siis sul läheb natukene vähe ruumi, et seda enam nagu tasa teha. Nagu siin näha jah, see putt oli ka siukene, et ma saan täiesti aru tast, Aga rada 15, par 4 jällegi 208 meetrit. Esimene vise teha siukene 100-120 meetrit, pigem hoida natukene vasakule poole kui siia paremale poole, kui pikka kätt on, siis siia paremale ka. Ja on vaja siis sellest kasetukast siit, kas vasakult või paremalt mööda saada, kaamera jookseb siit vasakult poolt ja kiirele greenile, mille taga on ka OB üsna lähedal, siuke 6-7 meetri peal. Jah, siin see rada nüüd näitab ambaid tegelikult, ta ei ole nüüd kõige raskem, aga ta näitab nii tii pealt näitab natuke sellist raskusastet, kui just see korvile lähenemine, et need flexid, mis sa ümber selle viimase selle puudesalu seal pead saatma, siis need võivad seal kiirel greenil kätte maksta. Ja kuna muru on niidetud ja hästi hooldatud, siis näha, et Metsamaa läheb siit backhand rolleriga ja tulemus on
suurepärane, ega seal ma arvan, et kui on kellelgi Monster eestkäsi, siis saab veel parema viske, väga üksik tagakäsi, aga no need rollerblade, mida praegu tehakse, ta väga tihti ei näe siin 15. rajal. Üldjuhul mitte jah, et inimesed ikkagi lähevad tagant kätt eest. Aga need on nüüd ikka ja veel parem ise siis Mattias Villatalt, et see on see, mille pärast nüüd rahvas võiks natuke ennast käima tõmmata, et neid viskeid ei näe lihtsalt iga päev. Sina siis oma tagantkäe päris kandma ei saanud? Jah, oluliselt rohkem tõmbasin selle viske üle kui vaja, et ei saanud klaidima, nüüd ilmselt jääb süke layupi kohta. No ega sa ei näinud seda tuult ega midagi ka väga hästi, sest 2 meest läksid lihtsalt rolleriga seal ees ja täpselt. Sealt ei osanud midagi arvutada. Kui kodurada võiks nagu tuuled igasugused peas olla, aga no, arusaadav. Ja Hannes paneb väga hea tagantkäe, et avab endale kindlasti võimalused pördi jaoks. Sinul nüüd jäi natukene lühemaks, aga jah, arvestades, et ma olen siukse ära lõigatud koha peal ja ei taha nagu väga suuri riske võtta, siis siin on puhas siuke layupi koht, et noh, tugevalt ülestabiilse kettaga ja jah, seis on selline ka, et kindlasti ei tohiks mitte midagi ära anda. Et see on, kui ei ole hea võimalus võtta, siis pigem ei tohi ära anda, eks ole. Jah, tahaks enda poolt lihtsalt selliseid nagu ebavajalikke vigu vältida, et võtad selle parri seal, kus vaja. No, hetkeseisuga sul on juba siin 3. siuke suurem võistlus ka käsil, et see oli see Nordic Titanium Cup või trofi, milles ära võitsid, eks ole. Paar päeva vahet siis oli Estonian Open. Jah, mul olid päris head võistlused siin vahel ja hoog oli hea sees, et sellega seoses ma siin hästi vist leaderkaard ennast mängisin ka. Nagu näete, siis Hannes ja Rasmus siin näitavad suurepäraseid lähenemisi, et pördi lukid on nagu jaa, aga nad olid suurepäraste kohtade peal ka, et sealt võiks keeldada, et nad suudavad selle ära teha. No, Mattias nüüd ei ole rahul oma viskega. Aga seal on see väike kuusekene, eks ole. See kuusk päästis tal vähemalt ühe stroogi praegu kindlasti, et saab rahulikult pöördit puttida. Ja üldiselt, kui sa pikaks paned OB-sse, siis noh, võtad meetri sisse, sa oled 5,5-6 peal, võid selle OB4-ga saada, aga noh, sellisel hetkel sa enam OB4 ei taha, et tahad ikka pigem pöördit. Jah, mul oli ka süke ebamugavalt väike käpp, mida rünnata nüüd putiga. Aga sain läbi õnneks ja stressivaba parre peaksid ära tulema. Sain pullikasse ilusti. Rasmus on oma backnine'i väga hästi käima saanud, et 6 rada ja 5 pöördit, eks ole. Jah, tegelikult ka mina ja Mattias oleme siin päris head skoori teinud, et me nüüd siin lõpu poole nüüd oleme korraliku battle'isse asunud, et kumbki ei taha seda teist kohta nagu käest anda. Jah, et siin Hannes on kahjuks nagu sellest natuke ära langenud. Aga päris väljas Hannes ei ole. Täpselt nii, kuna sellised rajad on nüüd tulemas nagu näiteks rada number 16, 96 meetrit ja jällegi siuke väga mõnus tunnel alguses, mis paneb väga palju mõtlema, mida sa teha tahad ja kui palju sa tahad seda greeni rünnata. Et korv on samuti tõstetud ja teeb ka selle puti osakonna natuke keerulisemaks. Ja see on samamoodi üks rada, kus avakäpist vahepeal minnaksegi jällegi haiserit mängima, et mis on natuke lihtsam ja võtab välja need esimesed puud siis mängust. Aga Metsamaa paneb oma sirge eeskäe viskabist nüüd nad tajus siit korvi tagant, aga päris pikale kahjuks. Iseenest oli väga hästi tabatud. No. Jah, täpselt siin publikul on kah silmi pilkunud ka, et nii, Mattias vist otsustab tagantke kasuks tundub. Et jah, mõlemat pidi saab ikka mängida siin, aga tagant kätt, noh. Nüüd õnneks küll kikkis fairway keskel, aga süke valus puu nüüd koheselt hiibelt mingi 15 meetrit ilmselt. Ja Hannes otsustab ka vist tagantkäega minna, siit paistab. Jah, tundub see tagakäe vise on selline rohkem, millega minnakse nii-öelda korvi alla viskama, et ründama seda. Ja, aga jällegi see sooritus ei olnud kõige parem, aga jah, varakult näpust ja kikk paremale, õnnek paremal on just kui mingil määral sootsam pool, et
et jätab rohkem neid võimalusi siis teistised korvi alla saada. Jah, aga endiselt seal natuke joonistama peab, et puid on igal pool ees, et puud olid küll mädad ja arborist käis, võttis ladvad ära, aga altpoolt on ikka tihe. Ja ma nüüd vaatasin ideaalne Mattiase ja Hannese viskeid ja kuna nemad takerdusid esimestesse puudesse, siis ma tundsin, et ma pean siin ise võib-olla natuke seifimalt mängima, et juhus, kui nad võtavad pougid, et ma saaksin vähemalt ühe siit tagasi. Ja sooritus oli siis selline, mis puukikiga siis täiesti bullseye'sse. Pigem peale sükest viset, kus nägid bullseye'si, tead, et 2 konkurenti olid nagu pigem scramble'i viskal, siis tegelikult oleks lootnud siin 2 strooki, aga vaatad, et Mattias pani siit kohe pullikasse järgi, et sealt tuleb ainult 1 pigem. Mattiaselt tuleb ainult 1 ja Hannesel ei ole kõige raskem koht, et aga Hannes oli ka vasakul ei ole, aga arvestama peab ikkagi, et tõstetud korviga, eks ole, ja sa tahad olla, mitte 10 joone peal pigem. Mitte siin, kus Hannes nüüd pani, et tahaks seda parki natuke kergemalt saada. Just. Aga samamoodi siuke ülesmäge putt ja tollest positsioonist on natukene võib-olla kergem seda rannida. Rasmusel oli siukene keerulisem koht ja ei mõelnud pikalt, lihtsalt mängis alla ära. Hannes oli comebacker, et par päästa ja väga ilus putt. Ja ta jätab endale see võimaluse, ta ei lase meid minema, et on nüüd vahe sees, aga 2 rasket viimast rada, eelviimane on jälle siuke raske, hea putt kindlasti oli praegu see, et tõstis tal endal kindlasti motivatsiooni ikkagi lõpuni võidelda ja arvestades, milline rada see järgmine on, siis tal on võimalus ikka võtta teilt ka. Ja sinul, bullseye hitiga birdie, see on kindlasti boonus siin rajal. Ja me nüüd siin Mattiasega oleme selle teise koha positsiooni siin vahetanud korda mööda ja mänginud suhteliselt nagu viskes, et see oli kurb tõdeda, aga võttis võib-olla Rasmuse esimese koha battle'id nagu veidikene maha tähelepanu. Jah, aga ei ole hullu. Rada 17, par 4, 220, esimene fairway on siukene 50-60 meetrit, mis oleks vaja läbida ja sealt veel võiks 50-60 meetrit ketas edasi kanda, et siis avada näiteks see vasakpoolne tunnel, kus kaamera läheb ja siis siukene otsida kas sirge vise või kerge flexi vise, et siis siia korvi alla jõuda, et siin võib ka väga palju juhtuda. Ja sina siin avad eest käega. Jah, mina mängin seda rada niimoodi, et ma proovin saada hästi vasakule oma ketast, et jätta just see sirge tunnelivise endale, aga see kahjuks nüüd jäi nagu korvist väga kaugele. Päris palju läks sinna vasakule, et sealt on ikka siuke 115, 120. Pigem isegi 140. Ikka päris nii palju. Et natukene palju jätsin endale seda lihakondi peale sealt, jah. No mis see Rasmus veel siin teeb? Tagant ka üle minev. Tundub, et tal on see rolleri ketas näpu vahel. Rolleri plaan hoopis, Et sellises kitsas tunnelis rollerit visata, see näitab natukene rohkem oskusi ikkagi. Aga siin on jällegi see üksik puu siin keset seda fairway'd, et tihti peale see üksik puu jääb ka segama, eks ole. Et tundub, et tal vist natuke sinna puuvarju jäi. Hea oleks saada, kas siis tõesti napilt enne seda puud ketas maha või siis panna natukene pikemaks sealt. Ja mis see Mattias meil teeb ka tagantki roller, aga niimoodi kõrgemalt ja kaugemalt ja tabas selle ühe puu ära, et jah, see ketas oli töötamas täpselt nii, nagu ta pidi ja paremale keeramas, aga ta jätab endale väga hea viskekoha endiselt, et see nagu ei rikkunud talle väga palju võimalusi ära. Hannes näeb, et head visked on all, et vaatame, kas ta saab ka siit läbi. Hannes tõmbas vasakule. Natuke ragistas ja kahjuks ei ole päris siin isegi selle koha peal fairway'l, kus tahaks olla. Et äkki sealt mingi väikse augu leiab, et siis jah, seal tunnelisse kinni ja juba jääd, siis sa lähed viskama. Sa ei saa väga palju paremat teha, kui selline Mattiase vise, kus umbes on. Ja otsustab siit siukse huvitava asendiga tagantke puhul ka, et ilmselt sealt metsast ei tahtnud enam riskida. Jah, selge ees üle minev ja päris hästi sai kandma sellegi ette, et nüüd oleks oluline saada just peenikestest mööda ja seda õnnestus väga hästi. Nüüd on tõesti, ei ole enam väga palju jäänud. Lootme lihtsalt, et saab puudest läbi ja siis on paar täitsa käes. Aga jah, see on mingi 130 meetrit umbes, et ja, aga savas sul lauku nagu on ja ilusti läks teile ka ketas. Päris nii nagu tahtsid. Ma võiks julgelt öelda, et see oli mul turniiri parim vise.
osalt sellepärast, kui pikk ja täpne see oli ja teisalt sellepärast, kui olulisel hetkel see tuli, arvestades, kui hea koha peal Mattias oli. jah, seda küll. Putile ta sind pani, ma ei saanudki aru, kas ta oli nüüd outside 11-12 või sai ringi. Oi. Ja no Metsamaa naerab ise ka, et sai aru, et see ei olnud ikka see sooritus, mis ta tahtis. No seal on see ka, et see maapind lähebki alla, et sa ei saa üles viset teha. Et sa pead selle maapinnaga nagu paralleelselt viskama ja siis sellist eksimust võib tilla. No, Saiep sellest põhipuust põõda ja no... Mattias ei tee elu sulle kergeks. Mattias ei tee kergeks, paneb meetri peale selle ketta ja... See on väga oluline puts sul seal, mis on varsti tulemas. Jah, ja nüüd siin Rasmus jäi siuke veidike keeruline forenurk ja paneb ennast ka ringi äärde, et siin parvel päästa. Jah, arvestus, mis koha peal algul oli ja siis teha siuke 30-20 meetrit sinna maha, et mõru, aga ei ole hullu. Nüüd on putil vähemalt. Ainuke mees, kes praegu siin seda lubad endale võis ka muidugi. Jah, seda nüüd küll. Et vahe on juba 9. Et seda 9 ühe kordiga ära teha, et võt siukest asja ma vist isegi diskimaailmas ei ole näinud. Ilmselt ei tule ka. Ja minul siis nüüd väga oluline pöördiputt ja oi kui rahul, sellega võib väga rahul olla. Et siin olgem ausad, endal käisid äkki külmavärin üle, kas aga tõesti... Aga ega sa ei jumpinud ka, ega sa vist väga jump-putti kui sellist ei tee või? Sellise distantsi pealt mitte jah ikkagi. Võib-olla kui hakkan sinna 20 meetrile lähema siis. Praegu mõtlema hakkas, ega ma ühtegi jumpi päris näinud ei ole. Noh, Hannes siin... Ja, uuesti sinna 9 meetri peale ennast. Et eks Hannes tundis ka, et nüüd on see, et kui see nii-öelda teine koht on läinud, teine kolmas isegi. Ja väike eksimus siis Rasmuselt ka. Et enne lõppu kahjuks tuleb veel üks bogey vastu võtta tõesti. Kahjuks jah, muidu see back nine ikka täitsa suurepärane olnud. Kogu mäng on suurepärane olnud. Absoluutselt. Salata. Ja Hanneselt ilus comebacker, enesekindel, ilusti keskele ja... Et jah. Jah, bogey putt nüüd ilusti südamesse ja võib siin tugeva eduga, 7-viskelise eduga minna viimast rada mängima. Ja, hetkel see -30 on päris hästi kindlustanud, et 7 on see vahe nüüd. Et siin nüüd läheb siis minu ja Mattiase vahel põhivõitluseks veel viimasel rajal, et kes siis keda. 18 rada on siuke pigem lihtsamapoolne, 107 meetrit par 3 ja ainuke asi laias laastus, millega peab võitlema, on need samad suured puud siin korvi ääres. Kui saad nendest napilt mööda, oled ringis, kui on nendesse kinni, oled ringist väljas seal 10 kuni võib-olla isegi 20 meetrit. Jah, siin söökest puga nagu väga ei mängita, et siin peab päris korralik šenk olema, aga pöördi ega ta kõige lihtsam ei ole. Et seal jah, on vaja natuke õnne, et läbi saada, pluss siis jah, nagu ikka peab hea putt olema. Jah, siin need viimased edusoovid veel viimaseks rajaks ja... Väike pinge peal ka, sa nagu avad ennem Villotat oma viskega, et Villotal on ruumi kohe siis hakata tegema korrektuure peale sind ja natuke paremale tõmbasid. Aga Martin Loim teadis nii, et sa saad läbi saada, et pole küsimust, kui pullikas sa oled. Tõesti, see tuleb tunnistada, et see oli šänk ja ma ootasin, kuhu see puukikk mind nüüd viib. Aga kädi on ka sul õnnelik ja patsutab ilusti ülal, et hästi tehtud. Lõpetuseks ju suurepärane. Jah, Mattias peab nüüd matchima selle viske, et sinna lähedale saama, et anda võimalus ja joon on päris hea. Väga hea joon. Et siin... Aga siuke õnnetu kikk ennem korvi ja jättis ta siuke 12. Vähemalt 12 peale jah, kui isegi mitte rohkem. No tegelikult Mattias ilmselt teab ka, mis seis on, et ta on ikka sunnitud sealt nüüd rannima. Vaatame, kuidas tal see rann õnnestub pärast. Väike spoiler, aga tõenäoliselt 2022 Eesti meistri viimane drive tii pealt. Ja jõudis ringi. Jõudis ringi. Läks ketas küll madalalt, aga niidatud muru ja skipis sealt mööda kõva maapinda tubli veel 10 meetrit veel. Hannes ka, vaatame, loodame, et tal tuleb siin viimaseks viskeks siukene korralik vise, mis annab emotsionaalselt. Jah, läks sealt minu liini mängima, aga
natuke pidurdus tal see ketas ikka liiga palju. Hannes vist isegi, kui ma ei eksi, mängis seda rada keskmaaga, et tema jaoks ei ole vaja seal kiiremat ma ise mängin seda ka nagu putteriga, sellepärast et jah, et jõuan pullikasse ka, sest driver hakkab mul ära hajuma, vaata. Putter on järjekordne hea run Hannese poolt, on nii palju neid outside'i sinna korvi raami saatnud. Tundub, et tal see back nine jääb 0. Ja kui mina olen pullikas, siis Villotalt siuke oluline koht, et ja Villotab neid korvik ja see rahvas nüüd möllab siin. Rahvas teab. Nüüd eks rahvas käima ka. Isegi Villotalt see väikse naeratus selle peale kätte, et muidu on paras kivi nagu, aga ai, väike siuke pepulaks ka. Ta on muidugi väga rahul selle putiga, kes see oleks. Rasmus poiss. Rasmus jättis endale võibolla selle viimase puti õiguse, et jaa, ilmselt küll. Eks ta tegelikult tahtis ikka ära panna. Ja sinult väga ilus kuuse hit-birdi, suurepärane töö. Jah, ja minu ja Mattiase skore vaadates siis väga korralik võitlus. 24, back 9 täiesti roheline, rohkem on ikka seda rohelist, eks ole. Hannes nüüd kahjuks langes siit poodiumilt välja ja olen väga Eesti meister 2022 Rasmus Metsamaa. Hea töö, Rasmus on kõvasti vaeva näinud ka selle tiitli nimel. Ikka ta ju ongi täielikult disqualifar. Ta on ikkagi selle kuhjaga ära teeninud, et see, mis vaev ta on sinna sellesse pannud, siis mul oli väga hea meel tema üle ja jõudsin ka esimesena õnnitlema seal. Jah, eks sa ise ka nägid tegelikult selle võistlu nimel palju vaeva ja tuli koduhoovi ja siin näed, top 3-s sa nüüd oled, eks ole. Aga mis teil hakkab ümber mängimine nüüd või? Tundub nii, et teine koht on ikkagi veel vaja välja selgitada ja siit hakatakse esimeselt rajalt minema ja esimesena nii-öelda eksi ja siis kes kehvema skoori saab, see siis langeb konkurentsist kolmandale ja esimene rada iseenesest tutvustust ei vaja, et kõik juba nägid, kuidas see esimene rada jookseb, aga räägi need emotsioonid, et sa tead, et sa oled nüüd teine-kolmas koht vähemalt käes poodiumil, et mis emotsiooniga viskama lähed üldse? Oluliselt kergem oli minna kui algusringile, tõenäoliselt juba see ringi närv oli pika peale juba üle läinud ja väga oluliselt lihtsam oli minna tegema esimest viset. Villota paneb siit väga napilt toobe äärest isenest ja saab suurepärast skipi ja väga ta sai küll rolli, aga ta nüüd jätab endale need üksikud kased endale väga ette, et ta pani nii pikalt neile nii lähedale, et sealt ei ole väga lihtne läheneda. Jaa, aga sealt oli siuke väike võimalus, et see OB asi tuleb mängu, aga ja sinult suurepärane. Jah, mul jääb natukene paremad jooned siin võib-olla, et läheb pingeliseks see ümbermängimine ka, et hõbe ja pronks, eks ole. Jah, aga juba see võib-olla tegi ka asja lihtsamaks selle ümbermängimisel, et esimene medal Eesti meistrivõistlustelt on nagu olemas, et see, mis värv on lihtsalt veel vaja ära otsustada. See nüüd tuleb mis seal ikka, ringi sisse, teine vise ja kuna putt on juba käima läinud seal, alles panid outside asju ära, siis ei tohiks seal probleem olla. Täpselt, 5-6 meetrit. Rasmus või Mati selle sarnane vise, mis oli tegelikult ringi alluses, pani selle esuri flexi siia poole teele, aga nõksa jättis lühikeseks, sai vist mingit oksa sealt. Jah, tabas oksad ära, see võttis kettal kohe maha ja nüüd on aga ringis sees, eks ole? Napilt ringis ja siuke, ma kujutan ette, et isegi võib-olla suurema pingaga putt, kui nüüd vist tekib tuult küll ei paista, aga kuidagi vedas ketas kõrgele. Ma olin tegelikult seal kõrval vaatamas, sul see putt tegelikult nii kiiresti ei toimunud. Mul võttis see putt umbes võib-olla 2 minutit aega. Et seal oli siukene väikene telefoni helin kaameramehe taskus, et kaameramehel ise kahjuks oli kõrvaklapid peas, et ta kohe ei kuulnud seda. Ja, aga ma tunnistan üles, et ega sai mis sai, et lõpuks kui ma uuesti puttima jõudsin, siis oli kõik unustatud ja ma sain tegelikult täiesti enesekindlalt uuesti puttida ja viga oli puhtalt minu. Ei, putt oli soliidne jah, selles suhtes väike grammi eksimine oli ja viskas välja. Jah, kahju oli, aga nüüd tuleb edasi minna ja lähme teise korvi juurde ja lähme edasi, et samast taktis, kes esimesena eksib. Tutvustamist jällegi ei vaja nii palju, kui võib-olla me oleme üle kordanud. Samas teil nagu avavisetel see teisel korvil eksimust ei olnud, mõlemad olite seal siuke 5-6 peal, ainuke mis oli, sul oli puti viga. Täpselt jah, et siin sama ketas ilmselt on, millega sa lähed ka siin nüüd avamis alguses. Jah, ma võtsin sama ketta ja üritan teha täpselt sama viset siis, mis 18 korvi tagasi sai tehtud ja
ketas läks natuke rohkem vasakule, kui ma tahtsin, aga ma tean, et see on see nii-öelda parem viga, mida teha, et ma jätan endale siukse puti võimaluse vähemalt. Sealt alt üles rannida 11-12 peal ei ole häda miski. Muidugi siin Villata nägi, et mees ringi ei saanud, paneme ise ringi. Villatal seda kätt on ka, et siit ilusti ära visata ennem oli näha ju. Mattiase ketas vist läks just natuke kõrgele ja tabas vist mingi ladva ära ja kui ma ei eksi, siis me oleme täpselt sama distantsi peal korvist ja Mattias oli siis võib-olla poole meetri jagu kaugemal, et tema siis alustab seda. Ja Keitist jälle välja instrumenti puutus nagu eelmisel putil, kindlasti ta rahul sellega ei ole. Aga sul on nüüd avatud võimalus, eks ole? Ja ma pidin Annukaga ümber selle kase puttima ja ma ei saanud kõrgust kettale piisavalt. Olgem ausad, sa ütle, et sa panid nimed sinna alarauda, et saaks edasi minna mängida, et rahval oleks ka natuke lõbusam. Ei, sellest seal rahvas nagu elas tugevalt kaasa, kes soosis ühte, kes soosis teist, et seal oli näha neid sosinaid või kuulda neid sosinaid, et mis seal salata, eks ma hoidsin ise ka sulle rohkem pöialt, selle koduraja mees. Ma tänan. Aga kui kes veel ei tea, siis ümber mängimine, siis esimesel rajal me loosisime, kes alustab viskamist ja kui mängitakse viiki, siis järgmisel rajal see alustaja siis vahetub, et ei oleks siis ühel kogu aeg eelist, et näha, mida ees tehakse. Et siis kogu aeg vahetatakse ja kolmandal rajal nüüd on siis Mattiase kord jälle alustada. Ja mõlemad me siit jälle eest käega peale lähme. Et omamoodi elamuseks ümbermängimisena siin sai, et Metsamaa tõmbas nii pika vahega selle võidu ära, aga vähemalt tuli rahvale siin veel midagi. Et nagu näha, siis hakkab juba päike vaikselt loojuma ka. Et päris pikalt on see kogu asi kestnud. Ja Mattiasel tuli sükene päris hea run korvile tegelikult. Ja siin ground play oleks võid isegi anda selle väikse topsi võimaluse. Me ise ka vaatasime, et see täitsa tuleb ja läheb. Minul oli nüüd ringi viskes siin suur eksimus all ja ma pidin seda korralikult korrigeerima. Et aga nüüd see vähemalt korralikult kõrgust. Korrektuur on olemas ja uuesti bullseye hit. Et siit on päris hea, aga samas Mattiasel on ka ju 5 meetri peal siin või 4,5 peal, et... Jah, eks tal ole need oksad ole küll vaatel natuke ees, aga... Ise vaatasingi, et mis ta nüüd siit teeb, kas teeb Annukaputi või... Ja paremale ja ääre pealt niimoodi välja. No ma ütleks jällegi, et see putt ei olnud halb. Ta ei olnud halb putt, jah. Ta ei olnud kindlasti halb putt. Ja ma ütlen, see ma arvan, minu discgolfi karjääri kõige raskem putt, mis ma olen pidanud tegema. See 3 meetri pealt. Ja ma üritasin selle võimalikult kiiresti ikka ära teha. Keskendusin tegelikult oluliselt vähem kui ülejäänud putt. Ja hõbe. Silver koni hõbe, Mattias Villata pronks, et tulemus on ikkagi top 3-s, et see on, ma arvan, arvestades praegu, kui kõrgel on Eestis see discgolfi tase tõusnud, siis olla poodiumil on ikka mega nagu hea emotsioon ja kindlasti sinna uuesti saada on ikka päris raske. Jah, tore on näha, et noori tuleb nii palju peale, ja ma suudan nendega veel sammu pidada. Aga see oli kõigest teise kolmandaga võitlus, et ikkagi siin näeme veel naiste... Kristin Tatar, kes võitis naised. Naiste Eesti meister. Ja loomulikult kordame üle, et Rasmus Metsamaa ikkagi suurepärase 4-päevase võistlusega suutis ennast siis poodiumi kõige kõrgemal ära mängida. Ja võttes arvesse, et see aasta ikka jagati reitingut ka ikka päris korralikult, varasemalt pole nii hästi seda PDG reitingut ka jagatud, kui nüüd on juba hakanud tulema seda. Jah, et enam niivõrd ebavõrdses seisus ei ole muu maailma võrreldes. Ja näete, siin president paneb siis, discgolfi liidu president paneb Rasmusele kuldmedali kaela ja nüüd siis... lisaks veel infoks, et nüüd Mattias ja Rasmus on ka veel lisaks ja nüüdseks juba maailmameistrid. Jah, meeskondlikult, eks ole. Täpselt nii. Ja näete, 4. siis tõusis Mauri Villman Chase'ist ja Hannes seal 5, Kristo Raik 6, Silver Lätt, Roland Kõur 7 ja
et vahed olid seal edasi juba tegelikult üsna punktis kinni. Jah, siin sealt edasi juba oli igav ise oli, andis ikka mitu kohta siin poodiumil kõrgemal, aga nii-öelda poodiumi poole. Aga Smartbotist Itella Eesti meistrivõistlused, tänan vaatamast. Tänan vaatamast.